Esimest korda sel hooajal siis Flora esindusnaiskonna eest meistriliigas üldse mängupäeva koosseisus ja kohe siis põhirivistuses ehk siis seni oma hooajal ja koguni 3 sarjas siis juba sel hooajal jäänud alla Saku Sportingule ehk siis superkarikas kaotati siis omavaheline meistriliiga mäng ja kaotati ka siis ja kas siit tuleb penalti juba täiesti teisel minutil FC Florale. Siin oli tõste tulluselt kasti. Jah, ja kas nüüd tarkmeelele löödi siin pihta, sealt oli selline siis see kohtuniku tõlgendus ja siit tuleb nüüd penalti 3. minutil ja kindlalt sisse Anastasia Južaninova ja Flora läheb seda kohtumist 1-0 päris varakult juhtima, nii et meil on kohe mängu. Näeme veel kordusest ka suhteliselt kindlalt nurka, Ursula Isand hüppas teisele poole ja korra pooleli selle Flora naiskonna käekäigi juurde, ehk siis tõesti Saku Sportingule on kaotatud nii superkarikas liigas, kui siis viimati penaltitega ka karikasarjas, kui siin on Paidel võimalus viigistada, aga pall läheb väravast mööda ja oli üleval ka suluseisu lipp, nii et saavad Paidekad palli kätte ja rünnak on siin nüüd ohtlik. Tammik umbes sellise koha pealt lõi koondise eest väga ilusa värava. Taekselt selline initsiatiiv või surve hakkab tekkima, Paide vist üritas kiirelt ja ikkagi mitte ei üritanud lihtsalt, vaid panigi palli kiirelt mängu. Vihman sekkub ja kui õnnestunult siis niimoodi sekkub, et saab palli kohe endale ka. Jane Mirjam ootamas, aga sinna pall lõpuks ei jõudnud. Aga vaatame, kas jääb Florale mõneks hetkeks küll. Južaninova. Ja sööd siit läbi ja siin on Floral nüüd võimalus tekkimas. Ei ole neil väga palju selliseid mängulisi olukordi üldse ju tekkinud. Mis mitme minuti vormis täna siis Tammik on. Teame, et tal siin algus on vigastusest taastumise tähe all kulgenud. Rannasto. Aleksandra Kelli löögikoht on olemas siin ja latti ragistab see pall. Suurepärane võimalus. Paidel oli löögikoht siin olemas. Rannasto tõstab palli tagumisse posti. Endiselt lahtine. Kraus. Janne Mirjami vastu. Otsib Lillemets on Johandist natukene kiirem, tuleb seal ohtlik olukord, veel pall lahti. Pall kasti, sealt tuleb jätkija 2-0! Jätkija 2-0! Ja kas see on taas kord Anastasia Južaninova seekord peaga, kes selle palli võrku saadab? Siin on Paide nüüd jäänud 0-2 taha, vaatame väga hea tsenderdus, Južaninova edestab seal kas Nicole Kellit, kes ise selle karistuslöögi sealt ju tekitas ja ehk pidi seal siis teda valvama. Stati esimesel poolel ka meil ju ühtegi vahetust ei tehtud, nii et on samad naiskonnad platsil, kes ka mängu alustasid ja Paidel on siin kohe ohtlik olukord tekkimas täitsa teise poole ja esimeseks rünnakuks ja vaatame, kas on siis sellise uue energiaga suudetud siit riietusruumist välja tulla, et sellest 0-2 kaotusseest välja tulla. Tammik pääseb löögile ja pääseb ka kalalöögile ja pall on endiselt lahti. Ja veel on siin võimalus Nicole Kelly. Kelly lööb ja suudab Vihman sinna vahele ennast sättida. Pall on veel endiselt lahtine ja siin viga ja suluseisu siin olukorras kindlasti ei ole. Pihlak läheb, kas Ilisson jõuab talle selja tagant vastu või vahele endiselt Pihlak läheb, lööb ka ja lööb porist nurka selle palli. Flora 3, Paide 0 ja kes oleks sellist skoori osanud eriti selle mängupildi põhjal ennustada. Kõik mängijad olid seal Flora väljaku poolel ja Pihlak jooksiski selle kaitseliini üle. Tundus juba, et see hoog natukene raugeb, aga milline rünnaku lõpetus ristnurka tagant. Kala ka seda palli väga kaugele ära ei puhasta ja seal nüüd natukene segadus Paide karistusalas. Mida ei ole siin esimese poole jooksul siis saanudki kordagi öelda. Tullus nüüd täiesti vaba jalga, vaba, oi. Kala. Väga palju ruumi on Kalal ja antakse talle väga palju ruumi ja siit tuleb üks tagasi ja kes muu kui kapten. Värava kirja, aga söödupunkt läheb siit Kalale ja näeme, kui palju oli siin ruumi. Tullus ka taganes, ei läinud talle vastu, kuigi jah, siit kordust küll ei ole otsalt näha, et mingit põhjust selleks oleks olnud seal ohtlikult. Tammik saab hästi nüüd palli omaks Juhandi vastu ja läheb sealt kohe kiirusega ette võtma. Endiselt Tammik palliga. Rukke Laidmes tema vastas nüüd, endiselt Tammik. Kas läheb ise lööma? Läheb, aga küljevõrk saiseb siin mitte. Rannasto tuleb
Tammik küsib paremal söötu ja saab ka. Tammikul on nüüd löögikoht olemas. Tammik kas läheb lööma? Ei lähe veel. Nüüd tõstab sellise pehme palli sinna ja pall jääb mängu kusjuures. Endiselt Paidel pall. Löögikoht tuleb ja pall põrkab floorakatest üle otsajoone. Palju siin tekkinud ja nüüd tuleb väga hea pall siin ettepoole Lillemetsal. Kas siit tuleb 2? Kas siit tuleb Paide teine? Ja tuleb Paide teine! 2-3 on mänguseis, Paide lööb veel ühe tagasi. Selgelt initsiatiivikam pool ja siit näeme Rannastolt suurepärane läbisööt kaitsjate vahele sinna ja Lillemets selle olukorra lahendas hästi ära tagumise posti kõrvale. Vihman tuli küll vastu, aga hästi nüüd Floral rünnak jookseb ja võetakse kohe siin kala ette Kudjavnina. Kudjavnina ise lööb peale ja läheb pall sisse. Flora ise lööb siin hoopis 4. Paide võrku. Võtakse kõvasti Apliku peale Florale, kellel oli seda väga-väga vaja hetkel. Sest hakkas see Paide surve juba päris kannatamatuks minema ja näeme jah, isand võrku see pall ikkagi lõpuks jõudis, aga ei ole põhjust sellel mängul jätkuda lasta ja ongi viles uus ja mäng on lõppenud. Paide linnanaiskond 2, FC Flora 4. Nii, Karl-Sander Elsoo, FC Flora peatreener. Magus, väga raske, aga seda magusam võit ilmselt Paide naiskonna üle täna. Kuidas selle mängu ise kõigepealt kokku võtaksid? Raske öelda. Oli meil momente, oli neil momente, et selles mõttes ma arvan 2 sellist võrdset võistkonda, nagu arvata oli. Et eks meil ei ole eelmistes mängudes võib-olla õnnestunud siis selline iile nagu punkt panna, et täna me saime rünnakute lõpetamisega hästi hakkama, kaitses ka, meil oli palju tööd, 2 väravat küll lasime, aga eks seal on üleval kvaliteeti ka piisavalt palju, et jah, selle üle on hea meel, et see lõpp läks pingeliseks ja me ei andnud seda seekord ära. Vahepeal läksite 3-0 juhtima, tundus natuke ikkagi vastu mängu käiku, et see esimene poolek ka ikkagi Paidel natuke tundus nagu rohkem võimalusi ja momente olevat. Oled sa sellega nõus? Jah, võis olla, aga see oli ka mingis mõttes meie selline mänguplaan ka, et me teadsime, et kontrates me saame olla ohtlikud ja seda me olime ka, et ka mängu lõpus me saime sealt värava kätte üleminekust, et me teadsime, mis on nagu nende nõrgad kohad ja milles meie võiksime nagu tugevamad olla, et ei tahtnud siin üle oma võimetega nagu mängima hakata. Esimene ring on nüüd naiste meistriliigas läbi, olete 10 punktiga seal Sakuga liidri kohta jagamas. Kuidas selle 10 punktiga rahul saab jääda? Ega Flora naiskonna jaoks on suhteliselt ebatavaline, et tuleb ka punktikaotus sisse. Selles mõttes kindlasti rahul ei saa olla, meil on olnud mänge ju, kus me oleme ikkagi ise kaotanud oma punktid, et mitte nüüd tingimata niimoodi, et vastane võttis meilt need punktid, et selles mõttes ei saa rahul olla, aga ma ei ole samas ka nagu üllatunud, et ma arvasin, et see hooaeg selliseks kujuneb ja ma arvan, huvitav on jälgida seda. Teil on natukene vigastustega ka muresid, on teil lähiajal nüüd keegi, ütleme sealt Latsaritist naasmas ka või sellele lähedal? Peaks olema tulemas. Elis Soodla peaks olema uuel nädalal trennis, aga jah, suures plaanis järgmisel nädalal veel võib-olla väga palju mitte, et siin läheb natuke veel aega. Karol Purgats superkarika finaali järel täna esimesed minutid, mis seis temaga on? On ta lihtsalt nüüd vaikselt nii-öelda tagasi tulemas? Temaga on keeruline, et tal on mingi väga imelik vigastus, et see ei taha kuidagi ära minna ja me võtsime tema koormusi väga alla, et ta põhimõtteliselt ei teinud 6 aega mitte midagi peale jõusaali, ja ikka see on nagu selles mõttes tagasi, et jah, 15 minutit ta täna sai, see tal praegu on nagu sees, aga praegu rohkemat ilmselt mitte. Täna väga võitluslik mäng Flora vastu, lõpuks 2-4 kaotus. Mis tunne praegu sees on? On need nii-öelda kaotatud punktid? Kuidas see tunne praegu sinu sees on? No kaotada ei ole kunagi tore, selles suhtes, eks me tulime muidugi seda mängu võitma,
aga selles suhtes suur kiitus Florale, näitasid, et nad on Flora valitsev Eesti meister, et võtsid praegu siit oma ära, aga meil on 4 mängu nendega veel. No räägi, esimene poolaeg natukene vastu mängukäiku, olite ikkagi 0-2 kaotusseisus. Millised need jutud vahel olid, millele te teisel poolel nii-öelda rõhku panna tahtsite? Jah, sellest oligi, et mäng algas kohe sellise õnnetu penaltiga, mis võib-olla panigi selle mängu rütmi või muutis seda mängu rütmi kohe algusest peale ja saime riietusruumi ka sellise standardist, mis me teadsime, et Flora on standardites hea, näitasid jällegi, kinnitasid seda, aga jah, statistiliselt ütlesimegi riietusruumis, et meil on neid võimalusi olnud, oli palju rohkem kui Floral ja natuke sellist detaile muutsime, mida peab kiiremini tegema, kõik selliste asjadega suuresti nagu mängupilti, nägime, et ei ole tarvis muuta, sest seal poolel meil oli piisavalt võimalusi, lihtsalt jäi see löömata. Päris pikk energiaring oli teil ka siin lõpuvõile järel väljakul. Mis need sõnumid ja ütleme, jutt seal oli? Eks ta ongi, oli mängid, kes on väga õnnetud, et kaotasime, või kõik oleme selles suhtes, et emotsioonid on üle pea kõigil, aga meil on 2 päeva jäänud puhata ja tegelikult võib-olla hooaja üks tähtsamaid mänge alles tuleb selles suhtes, sest et karikas ootab mängimist ja nüüd on vaja lihtsalt see praegu ära unustada, nagu ütlesin, tuleb neid mänge Floraga veel, kus me saame siis teha seda, mida me tahame teha. Mis need positiivsed asjad, mis tänasest mängust Paide kaasa võtta saab? Tegelikult ütlen, mängupilt ja võimaluste loomine, see oli ju tegelikult täitsa tipp-topp, on ju? Tuleb ära lüüa. Jah, just ongi, et võimalusi meil oli, seda lõppstatistikat ma ei tea palju, aga eesal poolel oli rohkem ja 2 väravat suutsime lüüa, selles suhtes suutsime päris selle 3-2 pealt ka nagu päris korralikult seal võimalusi tekitada, et oli näha, et meil oli raske, Floral oli raske, aga jah, ma ei tea, positiivne rahvast oli päris palju selles suhtes, et Flora fännid olid kohal, meie fännid olid kohal, et see on äge, et niimoodi laupäeva õhtul siia Paidesse nad kohale tulid, et aitäh fännidele. Just võtaks sõnasabast kinni, see mäng liigutati, eks ju, tegelikult Tallinnast Paidesse, et kui sina võib-olla mängi seisukohalt oli see nii-öelda, oli see selles suhtes hea mõte, et alguses pidi see mäng, eks ju, olema Tallinnas 20:30, liigutati natukene varemaks? Ma julgen väita, et mitte keegi ei taha alustada mänguga 20:30 laupäeva õhtul, et see oli natuke, ma arvan, et Florale meeldis see otsus, ma arvan, meie mängijatele meeldis, et jah, see hiline mäng, ma arvan, et ei sobi väga kellelegi, võib-olla kellelegi meeldib, aga jah, ma ei usu. Avaring naiste meistriliigas on nüüd läbi, olete 9 punkti saanud kätte, 10 punkti peal on Saku ja Flora, 8 peal on Viimsi, tiitliheitlus väga tihe, kuidas see avaring üldse Paide seisukohast kokku võtta? Näitaski seda, et see, kuidas, või miski ei ole kindel, me kõik naiskonnad teadsid, et tuleb, või arvasime, et tuleb väga tasavägine hooaeg, ma arvan, et see esimene ring näitab seda, kõik kaotasid kõigile punkte, kõik võtsid kõikidelt punkte, selles suhtes, et jah, näitabki, et mitte miski ei ole veel paigas, siin võib iga mänguga see tabel nagu muutub tohutult, nii et olgu, aitäh sulle, nagu sa ütlesid, 2 päevast juba ka ikka finaal ootamas, nii et puhake, taastuge ja siis juba uuesti. Aitäh! Olgu, aitäh!